Sina panid ise endale papud jalga või? Vau! Tere tulemast minu 3. vlogation vlogi. Täna on olnud siuke hästi aeglane hommik. Kuigi tegelikult me peaks kuskil tunni-pooleteist pärast kodust välja minema. Lähme täna Vembu-Tembu maale, kuna täna ongi see nii-öelda kuumalaine, suve kuumalaine või juunikuu oma. Mõtlesime, peame seda päeva ära kasutama kuidagi niimoodi, et me lihtsalt lähme õue ja ma ei tea, kuskil pargis või midagi. Ja, aga natuke läheb aega, enne kui me kodust saame välja, sest et esiteks ma tahaks Sonjale patsid teha. Mida ta? Jaa, sa käid seal ringi, sa ei lase patsi teha. Ja teiseks ma panin pesu pesema, sest et ongi täna on nii hea ilm, et ma panen rõdule kuivama need asjad. Ja siis ma arvan, et kuskil tunni aja pärast saabki see valmis ja siis asume teele. Tripoliga on ka vaja jalutada veel. Ja, ehk siis näeme teiega Vembu-Tembu maal. Jumal küll, ma ei oodanud seda üldse, et Sonja jääb magama. Kell oli nagu 10:30, et miks ta nii vara magama jäi. Aga ma ei tea, mis kell ta hommikul ärkas, sest mina ärkasin 7 ja ta oli juba üleval. Aga ta magas 45 minutit, nii et ongi võib-olla hea, et sai natuke välja puhatud. Ja 24 euri vaesem oleme nüüd Vembu-Tembu maal. Tallameetrised lapsed saavad tasuta, on ju. Et Sonja hästi ei pea maksma, sellepärast ongi väga hea temaga veel praegu kuskil käia. Aga me teeme siia tiiru peale ja siis kuskil jääme peatuma ja eks ta kuskil siis siin hüppab ja on oma atraktsioonide peal. Näksime ka võib-olla midagi. Sonja! Kuku! Upsti! Lase, võta papud ära. Hoia papudsid üleval. Hihi. Emme peab sisse tulema või?
läheb nii aeglaselt, siis on nii raske või? Seal vahet ei ole, aga Mulle tundub, et need sõidavad nii kiiresti. See raske teha, mingi prolli arvange. Basseiniala, aga siia me vist ei hakka minema, ma arvan, et vesi on mega külm. Seal on täitsa pisikestele ka bassein. Siin on 80 senti, ma ei tea, seal on ikka 30 või 50. See on nii kohutav välja, aga teist suva võtsime jäätist. Mäsikäpa ja sinise koore jäätise, jah. On hea jäätis. Joo. Ja vahepeal on siuke pilvine, vahepeal on nagu megapäike, et see pilvine on isegi parem. Suve on ikka, jah. Tahad veel jäätist? Jah, okei. Sööme jäätist ja siis vaatame edasi. Vajuta veel. Vajuta veel kõvasti. Vajuta. No kõvasti vajuta. Sul on siin ka juua. See on Sonja vesi ja see on emme vesi. Teeme kõksu. Kõksu. Hästi. Sul on tore päev. On tore päev. Ja õues on hea, jah? Kont on maitsma. Kusna? Kusna? Kivi ja mingi Flintstone. Sonja, oled ka sulka? See on lihtsalt vehi. Ka varuka. Aja tädid taga. Mängisime peitust üks päev kodus. Sonja peitus ka ühte. Me oleme siin paepargis peale Vembu-Tembumaad. Sonja jäi suht kohe magama autos, sõitsin ruttu koju, käisin Tripoliga jalutamas kiirelt ja sõitsime siis siia õe juurde ja isa tuli ka siia, nii et praegu jalutame pargis, naudime ilma.
ja siis sõidame koju tagasi. Jälle mina siin diivani peal sorteerimas puhas pesu, siis paneme kappi ära ja see on puhas ja see on sinu pidžaama. Ja täna oli siuke mega tore päev, mega mõnus, igatepidi nii ilmalt kui ka ajaveetmise osas. Oi! Ja Sonja oli nii õnnelik, et sai Taadut näha, issand jumal. Ma oleks arvanud, et ta nagu nii väga igatses Taadut, et ma arvan, et tal ongi see harjumus juba, et ta on nendega, vanematega, nagu mõned päevad on minuga ja siis on jälle nendega, ja siis ta juba eile vist jorises siin, et Taadu tahtsid Taadu juurde ja täna siis said. Ja homme ta läheb ka mu vanemate juurde, nagu see ei olnud plaanis tegelikult. Mul plaanis ta laupäeval viia sinna ja nagu päeval ja siis õhtul ise ka minna sinna. Sonjad asjad kestivad ja need rosinad lendavad välja muidu. Ja pane sinna. Peaaegu ei kukkunud midagi. Aga kuna isa ütles, et ta tahab nagu õepojaga minna homme, siis et ma ei sõidaks nagu edasi-tagasi, et mul pole mõtet vaata, et nad lähevad rongiga, et nad võtavad siis Sonja kaasa. Ma ütlesin, okei, no võtke. Et tegelikult ma laupäeval tahtsin minna Sonjaga, mis on see Eesti Panga muuseumisse. Seal on see Sipsiku 2-eurone münt lastakse välja. Või see lastakse homme tegelikult. Aga laupäeval... Tripoli, kas sa sööd küpsist või? Kas Sonja jättis küpsise maha? Ja Tripoli sõi ära või? Assa väike nugis. Oota. Ei, seal ei ole küpsist. See on läinud. Sonja, aga söö rosinad ära, emme annab sulle uue küpsise. Söö rosinad enne ära. Aga ära jätta oma asju laiali niimoodi. Ühesõnaga tahtsin sinna Eesti Panga muuseumisse minna, on ju Sipsikast. Su rosinad on siin. Et Sonjale nagu väga meeldib Sipsik, tal on Sipsiku mänguasi, Narva-Jõesuu spaast ostsime sulle kunagi sügisel. Ja mõtlesin, et oleks tore, ja siis isa ütles, et et võime minna, aga siis me vaatasime ilma ja seal on vihma. Ja siis mõtlesin, et okei, et kui te peate peale seda minema. Et ühesõnaga kaalusime mitut erinevat varianti ja jäi siis see peale, et nad sõidavad homme rongiga. Ja ma lähen siis laupäeval neil järgi. Ja ma ei teagi, mida ma homme peale hakkan. Hommikul viin ma lapse ära ja viime su rongi peale. Ja hunt, jänes. Ja ma ei tea. Eks ma siis vaatan, eks Tripoli hoiab mind ikka tegevuses ja samas on nagu hea, et laupäeval teda hommikul ei ole. Siis ma saan juba hakata varakult tordiga tegelema, mis ma tahtsingi Sonja sünnipäevaks ju ise valmistada. Et saan seda siis teha nii-öelda rahus. Võtta siin veel pükse. Aga praegu ma siin lappan siis need pesud ära, panen ära. Teed seal hääli ja poole tunni pärast Sonja läheb magama tegelikult. Siis ma saan ka natuke puhata, kuigi ma ei ütleks, et ma mingi mega väsinud olen, lihtsalt tänane päev ongi siuke, et ma ei tea, kas mingi lihtsalt nii mõnus on see olnud ja siuke kogu aeg on mingid plekid või ei ole. Kuku, kus sa oled? Et homme näeme teiega ja vaatame, mis ma siis tegema hakkan oma päevaga. Juu. Täna ma võtsin oma õelapsed, Eva. Võtsin kaasa, sest et muidu tema oleks üksi jäänud ja me tulime Paavli kaltsukasse. Lähen vaatame esimest korda siia. Mis siis minu saak Paavlist oli? Maksis see mul kokku, kus on nüüd?
6,50. 6,50. Ma sain Sonjale suveks ühe mütsi, pika varrukaga pluusi, endale 2 pusa, 1 oversized, 1 normaalne suurus, mustad teksad, muidugi mitte sellised, mida ma tahtsin, aga siiski mustad teksad, mis ei piista mul. Ja mis mul, siis ühe pusa veel, see on siuke õhem. Võt, aga lähme vaatame veel tavalisse Pavlisse, mis me sealt leime. Lõpuks ometi olen kodus tagasi, kell saab 3 kohe. Ja ma näitan ära siis alguses, mis ma sain sellest paablikaltsukast. Ma viskan need kohe pessu. Aga ma sain sellise oversized pusa. Täiesti korralik kodus kandmiseks. Siis Sonjale sain sellise pluusikese. Pika varrukaga pluusi on kuidagi vähe. Ja tema suurust oli ülivähe, nagu nii selles angaaris kui ka tavalises paablis. Siis selline mütsike. Princess suveks. Siis sain ühe selline nagu lühem kampsik putsiga ja siin on see plekike. Ja samal ajal, kui ma olin seal poes, siis minu kõrval oli üks vanem naisterahvas ja siis ta kuulis, kuidas ma rääkisin Eevaga, et siin on plekk, et ma ei tea, et äkki ma ei võta. Ja siis ta oli mingi, et vaata, kas see plekk teiselt poolt ka paistab. Ma vaatasin, ma ütlesin, ei ole, aga see on nagu topeltkangas, ma ütlesin, see ääre vaata nagu keeratud. Ma ütlesin, äkki nagu teiselt poolt paistab, seda mingi. Ei no, et selle sa saad välja, pane feerit ja saad välja. Ma mingi, thanks. Siis sellised tavalised mustad teksad. Need ei olnud küll sellised, mida ma tahtsin, aga need olid mul väga hästi jalas, ei piistanud ülevalt nagu need praegused, mis mul on. Ja ma leidsin tegelikult sellest paablikaltsukast täpselt sellised teksad, nagu ma olen tahtnud. Aga need olid ülevalt väga head, nagu isegi natuke oli ruumi, aga need olid kintsus lihtsalt nii ümber ja kuna nad olid nagu ripped, siis nendest aukudest põhimõtteliselt nagu seda pekki, siis surus välja. Ja ma olin mingi okei, davai, et ma ei võtta seda. Siis selline pusa, seda vist nägite mul seljas ka. See on siis nagu normaalsuuruses, siuke natuke vabam. Ja siis paablikaltsukast, mitte sest angaarist, aga tavaliselt sain Stradivariuse püksid, sellised beežikad. Jah, nad on alt, ei ole päris not my style, aga need olid väga ilusti mul jalas ja mõtlesin, pigistan silma kinni, et suvel selliseid võib kanda küll. Ja siin on siis Tripolile 2 pakki külmutatud toitu, mis ma panen sügav külma kohe. Need ma siis ostsin Prismast ja Prismast veel selle kordi kaunistamiseks võtsin mustikaid, maasikaid, võtsin endale koka, sest see suur koka, mis mul oli nädala toidukorvi ostuga, see on mul praeguseks otsas juba. Siis Trade House'ist ma ostsin kõva vaha, Prismast ostsin veel sünnipäevaks väikest mullijooki. Siis see oli jook, mida mu vanaema iga jumala sünnipäev ostis. Vahet pole, kas see oli tema enda sünnipäev või kellegi sünnipäev, ostis seda alati kaasa. Ja siis nii-öelda oma vanaema auks ma ostan alati sünnipäevadel selle joogi, vähemalt ühe pudeli. Ja Sonjale siis Prismast sain 2 raamatut. Ühe ostsin Sipsiku raamatu, sest talle väga Sipsik meeldib. Ja ma ostsin selle väikelaste versiooni, ehk siis nende paksude lehtedega. See teine on liiga vara talle, et lõhub selle ära enne. Ja siis ma tahtsin osta talle selle väikese hiire sünnipäeva kingi raamatu, kuna tal on sünnipäev ja see on viimane raamat, mida meil ei ole. Aga ma nägin Prismas ja seda sünnipäeva kingi raamatut ei olnud Prismas. Ja ma nägin, seal oli välja tulnud uus selle aasta raamat. Väikese hiire lennureis. Nii et sai siis selle raamatu või saab siis selle raamatu hoopis. Ühe kingib mu ema nii-öelda enda poolt ja siis teise kingin mina. Aga teate, ma olen nii väsinud praeguseks. Tripoli tõin ka koju, ta oli mul õe juures nii kaua, kui me Eevaga sõitsime ringi mööda poode ja kohvikuid ja kõike muud.
ühesõnaga jah, et teinud tripsukõned koju ja ma arvan, et ma lähen lihtsalt viskan pikali, puhkan, sest et kes keelab mul seda teha praegu. Et selles mõttes ma hommikul tulin selle peale, et et ma nii ammu tahtsin juba tegelikult nagu kuskile kaltsukasse minna. Siis ma vaatasin, et mis kaltsukad on, alguses mõtlesin nagu Humanasse minna ja uuskasutuskeskusesse. Aga siis mul tuli see meelde, et see Pavel on ja ma pole seal kunagi varem käinud. Nii et sai valituks ikkagi see Pavel ja tõesti nagu päris head ostud on ju, et ma ei kurda, et saab välja vahetada, sest et üks pusa on mul täiesti topuline, see on lihtsalt nii kohutav, et mida aastasi kodus kanda. Ja et jah, ühesõnaga siuksed seiklused siis täna ja õhtul, ma ei teagi, mis ma õhtul teen. Peaks koristama natuke kodu, võtan selle homse peale, ma ei tea, sest hommikul me ikkagi lähme õe lapsega, siis Eevaga lähme sinna Sipsiku mündiesitlusele. Ta oli nõus minuga tulema ja õhtul on mul firma üritus. Et sellepärast Sonja pidigi nagu algsete plaanide järgi juba minema mu vanemate juurde. Ja saadeti mulle juba video, et rongisõidu ajal Sonjal, kes ta veits hämmingus oli, aga samas oli väga lõbus tal ja tore ja kõik läks hästi. Aga aitab sellest lobast ja ma lähen puhkan natuke. Endalegi ootamatult ma magasin 2,5 tundi. Nagu why? Kella 3:30–6. Ma ei tea, kui pikk see öö siin tuleb siis, aga võib-olla ma olen nagu piisavalt väsinud, et ma jään ikkagi magama, ma ei tea, 11-12. Praegu panin kuuma fritüüri, panin need torvorstid sinna, siis ma arvan, et ma teen neid wrapi vahel, nii-öelda panen sinna salateid ja tomatit ja värki ja siis need vorstikesed. Siis midagi kõrvale ma ei viitsi hakata tegema, kuna homme ma olen kodus, aga võib-olla ma ei jõua kodus süüa ja pühapäeval on siis sünnipäev, et siis ma ei taha mingit toitu jätta, valmis toitu nagu jätta külmkappi seisma niimoodi, et võib-olla 3 päeva pärast avastan. Ma pigem nagu valmistan värske siis 3. päeval. Ja täna veel, mis ma kodus tahan teha, on koristada ikkagi, mingid asjad ära panna, siin Sonja tool on ja all on lina, kui ta ajab maha mingit asju. Ja pakkida kingitused ära. Ja rohkem ei olegi väga midagi vist. Endaga ma tegelen homme. Ja raamatut tahan lugeda. Mul on üks raamat minu käes, mida ma ei ole väga jõudnud lugeda, võib-olla 20 lehte või 20-40 lehte on mul loetud sealt ja tähtaeg kukub nüüd mõne päeva pärast. Pean selle Kehra raamatukokku ära viima ja ma ei taha seda pikendada, sest et ma juba ühe korra pikendasin ja ma pole jõudnud seda ikkagi lugeda. Et ma tean, et vahet pole ma pikendanud ära, ma ikkagi ei jõua selleni. Lihtsalt ei ole jaksu ja aega. Aga täna on mul nii-öelda vaba õhtu, homme on ka veel natuke aega, nii et vaatame, äkki ma jõuan selle raamatu läbi loetud. Üks väga oluline asi, mis ma olen õppinud selle korteri sisustusest, on see, et ära võta reljeefseid köögikappe. Siia koguneb tolm ja see on mega tüütu. Siis umina. Olen tegelikult koristamisega lõpule jõudnud. Okei, mul on vaja mingit paar asja ära panna, aga tolm on võetud, pinnad on puhastatud ja lähen enda kappi korrastama, kuna ma ostsin nüüd täna ju uusi asju, siis mul on vaja kappi ruumi teha, mitte et mul ruumi poleks, mul on tegelikult väga palju ruumi, aga ma võtan siiski käsile ennast ja võtan need asjad, mida ma päriselt, nagu kas nad on mulle väga kitsad, nad lähevad mulle selga, aga nad on kitsad, ebamugavad või siis ma ei ole väga ammu kandnud neid, nii et ma sorteerin ära ja panen kõik kotti ja homme viin kuskile kogumispunkti ära. Kell on 10 kohe ja mis te arvate, kas ma olen jõudnud raamatut lugema hakata? Ei.
ma selle asemel scrollisin telefonis mingeid asju ja võtsin Sonja vankri lahti. Ehk siis kõik kangad võtsin küljest ära. Ma kavatsen selle masinasse panna, ära pesta. Ja noh, ma ei tea, ma lihtsalt leiutan endale tegevust. Noh, need asjad tegelikult mind on häirinud, on ju, juba mõnda aega ja nüüd lõpuks ma siis teen need ära. Tere hommikust! Kell on 8:30 hommikul ja mul sai tort valmis. Täna tuleb päris tihe päev, nii et ma lähen liigutan ennast. Sõidan siis mina salongi juurde ja vaatan, et õeautot pole. Helistan, kirjutan, ei vastata midagi. No siis ma arvasingi, et nad magavad, nii õde kui ka õelaps. Ja mis ma siis ikka, ma läksin, viskasin 2 kotitäit riideid riidekonteinerisse, käisin poes, mõtlesin seal piima ja maisi ja mingid nipet-näpet selliseid homseks. Siis tulin koju ja otsustasin, et okei, ma siis hakkan põrandeid pesema. Elutuba, koridor ja minu tuba on pestud, seepärast ma siin voodi peal praegu vedelengi, et ma ootan, kuni need põrand ära kuivaks ja siis ma saan mööda koridori minna Sonja tuppa. Ja siis peale seda lähen teen ennast korda. Praegu need juuksed on mustad ja kõik on ju, oleks vaja õhtuks ennast ilusamaks saada. Kuigi ma ei tea, vihma sajab praegu, kas ma üldse tahan sinna minna. Ma ei tea, ma arvan, et ma käin ikka ära korraks ja siis ongi, söön kõhu täis ja tulen tulema. Nii et jah, ma ei tea, Eesti Panka, ma ei tea, kas ma lähen. Pediküüri õde ütles küll, et tule siis hiljem, aga ma ei tea, kas ma jõuan ja kuidas mul see päevakava läheb, et noh, ma olin ju arvestanud ikkagi teiste kellaaegadega ja niimoodi, et pean ümber mängima. Ühesõnaga, ma koristan kodus ära, nõudepesumasin sai ka just valmis, lähen tühjendan selle ära ja siis eks mingi hetk siis vaatab, kus ma omadega olen ja mis ma teen. Tänane päev on täielik kaos, selles mõttes, et kogu aeg käib mingi genereerimine, plaanide muutmine. Aga ühesõnaga kodus said kõik asjad valmis, käisin ise ka pesmus juba ära ja mõtlesin, okei, tund aega näe ka selle Eesti Panga selle Sipsiku ürituse lõpuni, et ma lähen käin ära. Ja ma siin kesklinnas juba siis jalutan sinnapoole ja loodetavasti saab need mündid. Miks ma nii obsest olen sellega? Sellepärast, et mu ema kogub 2 euroseid erinevaid. Mingid näpujäljed on siin otsa ees. Ma olin niimoodi. Ühesõnaga, Eesti Pangast. Kell oli juba 1 läbi ja seal oli selline järjekord nagu nii suur, et see ei mahu ära sinna kuskile. See oli ebareaalne. Ja ma nägin, et seal ukse peal oli silt, et alates 5. juunist saab siis osta või tellida Omniva e-poest ja Eesti Pangast saab siis neid Sipsiku münte. Ja ma läksin autosse ja ma tellisin lihtsalt need ära sealt Omnivast. Ma ei viitsinud seal seisma küll hakata nagu. Noh, jah, see läks mulle kallimaks maksma, sest et saatmine maksab 3 millegagi. Ma siis võtsin 2 münti 4 euri eest pluss siis saatmine 3,50. Aga noh, vahet pole, vähemalt teen emale head meelt ja saab
selle ühe mündi, ma võtsin igaks juhuks 2 tükki, noh jätan siis teise endale võib-olla, ma ei tea, Sonjale mälestuseks, mis iganes. Vot, aga praegu kell saab 3 kohe ja vihma just ladistas, tuli mingi sahmakas maha, praegu vist ei saja, nii et ma arvan, et ma lähen käin koeraga õues ruttu. Tulen tuppa, puhkan natuke ja siis hakkan ennast valmis sättima sellele üritusele, kuhu ma tegelikult absoluutselt ei viitsi minna. Just selle ilma pärast. Ma olen valmis, mingi tund aega vedelesin voodis ja nüüd ma olen omadega valmis. Panin valged püksid, siis oma lemmikud espadrillad, mis on juba nii... Nad on lihtsalt nii ära kantud juba, aga ma lihtsalt ei kavatse nendest loobuda, sest nad on esiteks nii mugavad ja mulle täiega meeldivad need värvid. Siis mul on siin Furla kotike ja peale panen nahtagi ja lähmegi. Olen kohal omadega, istun siin parklas ja ma lähen sinna taha kruiisiterminaali, seal toimub see pidu. Ma ei viitsi üldse, aga ma liigutan ennast enne, kui vihm hakkab sadama, sest et ilm on siuke kahtlane täna. Someone already agreed with me, yeah. Sometimes the... Ja ongi pidu tänaseks minul läbi, kell on 9 ja lähen võtan Tripoli peale ja siis sõidan Kehra Sonja juurde.